Mälestusüritused, mis tähistavad 1000 päeva möödumist 7. oktoobrist, on toimunud üle Iisraeli. Austustseremooniate kõrval toimusid ka protestid, sealhulgas Iisraeli Knesseti ees Jeruusalemmas. Aja möödumine pole vähendanud paljude iisraellaste viha oma valitsuse käitumise suhtes Hamasi rünnaku ja selle tagajärgede lahendamisel. Kõik tunnevad, et iga mööduva päevaga jääb 7. oktoober ikka alles. Miski ei rahusta meid, iga päev läheb aina hullemaks. Nagu kõigi ministrite avalduste puhul, nii ka peaministri või Smotric'i avalduse puhul, et tänu temale tulid röövitud inimesed tagasi. Ja tõde on see, et tänu temale tulid röövitud inimesed tagasi kirstus. Ja peaministri alatu avaldus, et ta on 7. oktoobrist saadik veidi kaalu kaotanud. Võib-olla võrdleb ta end Eviatar Davidiga või Elisa Raabiga või minu tütre ja lastelastega, kes tulid tagasi nagu tikud. Võib-olla tahtis ta nendega samastuda. But it's simply disgusting. I24 News English kohtus Iisraeli lõunaosas iisraellastega, kes protestisid paigas, mis oli 7. oktoobril lahinguväli. Paljud Gaza ümbruse elanikud on endiselt hirmul. Hamas kontrollib endiselt osa Gaza territooriumist. Ma oleviku pärast väga mures, sellepärast ma täna siin olengi. Kuigi Tamir on juba meie juurde tagasi toodud matmiseks pärast oma elu kaotamist, olen ma siin, sest mind häirib, et Iisraeli valitsus ei soovi uurida kõiki selle kohutava läbikukkumise põhjuseid, mis juhtus 7. oktoobri hommikul. Ja mitte ainult see, mis juhtus tol varahommikul, vaid ka see, mis juhtus aastate jooksul enne, kui Hamas sai niimoodi kasvada. Mis juhtus, et 7. oktoobril ei olnud võimalik elanikke kaitsta? Miks kulus Tamiri tagasitoomiseks 746 päeva, mis on üle 2 aasta? Miks pole sõda tänaseni lõppenud? Miks räägiti täielikust võidust, aga Hamas on endiselt võimul? Ja valimiste lähenedes on palju muresid riigi tuleviku suuna pärast. Need valimised on väga olulised. Me tunneme, et kui see valitsus ei muutu, siis me kardame väga selle riigi tuleviku pärast. Me tahame seda muuta, sest me näeme, mis juhtub, kui see valitsus, mis on väga parempoolne ja väga usklik, on võimul. Ning me tahame valitsust, mis austab ka iisraellasi ja austab kõiki meie ümber. Samuti inimesi, kes elavad Liibanonis, Egiptuses, Jordaanias ja Palestiinas. Meelevaldajad on nõudnud riikliku uurimiskomisjoni loomist seoses 7. oktoobri läbikukkumistega. See on nõudmine, millele valitsus on seni vastu seisnud. Ja meiega liitub nüüd Hila Abir. Ta on Nova festivalil mõrvatud Lotta Nabiri õde. Aitäh, et täna meiega liitusite ja jagasite seda olulist päeva meiega. Kuidas olete otsustanud seda päeva tähistada? Mis on teie jaoks täna kõige olulisem teha? Oleme terve päeva pantvangide väljakul. Ja meil algas täna 1000 eseme näitus. Ja me kogusime esemeid kõigilt neilt, kes langesid ja kes vangistusest tagasi tulid. Ja see on väga liigutav ja emotsionaalne näitus. Ja meil on täna õhtul kell 8 demonstratsioon. Mida me veel öelda saame? Ma mõtlen 1000 päeva ilma nendeta, ilma minu ilusa vennata. Ja ma ei suuda uskuda, et ma ikka veel võitlen. Et teada saada, mis temaga juhtus, et mõista, kuidas me saame tagada, et see midagi sellist üllatavat. Tohutu. Sellised sündmused ei kordu enam. Ja kahjuks meie valitsus ei aita meid. Riik on tõesti põhimõtteliselt muutunud. Kuidas sina oled muutunud? Kuidas need viimased 1000 päeva on sind muutnud? Erinevalt Netanyahust võtsin mina 10 kilo juurde. Kogu mu elu on muutunud. Tead, ma ei tööta enam oma eelmises töökohas. Kõik, mida ma olen nüüd peaaegu 3 aastat teinud, on
tõe eest võitlemine, õigluse eest võitlemine ja leinevate perede eest võitlemine. ja kõik on muutunud. ja mis on kõige tugevam tunne, millega sa täna silmitsi seisad? Kas see on viha valitsuse vastu? Kas see on lein? Või on see motivatsioon edasi võidelda? Ma arvan, et kõike seda. Ma sooviksin, et saaksin lihtsalt olla oma kodus koos perega ja lihtsalt meenutada Lottanit. Ja leinata, aga kahjuks ei saa ma seda endale lubada. Kui ma tahan Lotanile lähedal olla ja selles riigis elada, pean selle nimel võitlema, tead, ja see on halb. Aga see on praegu reaalsus. Ma ei mõtle sellele, sest muidu ma ei tea. Jaa. Mida sa tahaksid, et juhtuks? Sa ütled, et tunned, et pead jätkama võitlemist. Mille nimel sa täpselt võitled? Õigluse nimel, selle nimel, et teada saada, mis mu vennaga juhtus, sest ma ei tea, mis temaga juhtus, isegi mitte seda, kuidas ta viga sai. Ja kas teda tulistati või oli see granaat? Ma ei tea. Meil oli Lotani ja minu vahel 15 aastat vanusevahet. Ja, ma lihtsalt ma tahan olla kindel, et me elame Iisraelis, et meil on turvalisus tagasi ja et me saame jälle oma valitsust ja juhte usaldada. Ja et meil oleks ilus tulevik selles kaunis riigis koos nende kaunite inimestega, kes siin elavad. Ja me vajame natuke vaikust Lähis-Idas. Ja ma ei näe, kuidas praegused juhid meid sinna viivad. Seega peame neid vahetama. Õige, Hila. Kas kõik on inimestes? Jah, kõik on inimestes. Suur aitäh, et täna meiega liitusid ja ma loodan, et sa leiad selle vaikuse, mida sa nii väga otsid. Samalla suur aitäh sulle.